kohe alustame. Vägev! Tere hommikust või tere päevast või tere õhtust, kus iganes kohas sa vaatad. Aega enam reaalsusest pole, sest see on endi otsus. Sest kui me tuleme kohalolusse elama, siis sa hakkad märkama, et kõik toimub üheaegselt. Kinkimine, vastuvõtmine, armastus, tõde, valed. Kõik on nähtaval. Ja küsimus lihtsalt, kuidas sa kõigesse sellesse suhtud. Mul on hea meel, et te seal olete. Mis on nüüd nõutav? Tõmbame energiaid natuke. Lihtsalt lõbu pärast. Lihtsalt lõbu pärast tõmbame kõikidest suundadest energiat. Tõmbame kõikidest suundadest energiat. Eveliina, Evelin, tere ilusat päeva. Täna pealkiri kinkimine ja vastuvõtmine. Loeme edasi. Ja tuleme armastusse. See on huvitav, ma olen märganud enda puhul seda, et kuidas meel tahab kõike mõista, kuidas meel tahab kõigest aru saada. Ma olen märganud seda, kuidas see ei loo mitte midagi, kui me püüame kõike kontrollida mõistusega, mida see tähendab. Et kõige rohkem loob sagedus, kõige rohkem loob lõdvestumine, kõige rohkem loob siin praegu olla ja lõbutseda sellega, mis on parasjagu. Tere Leili Mändmets, tantsime rahaga, tantsime iseendaga, sest raha ei ole midagi muud kui lihtsalt üks aspekt elust selles reaalsuses, sest ma olen vägi, ma olen loovus, ma olen teadlikkus, ma olen kontroll ja ma olen raha. Ja kontroll selles aspektis, et ma olen lihtsalt teadevel ja ma olen kohal. Sest kui ma olen vägi, ma olen lõputu vägi. Taju seda energiat. Ma olen lõputu vägi. See on see sama küsimus sulle, nagu ma eile küsisin, et kuidas sa ennast näed? Kuidas sina ennast näed? Kas sa näed seda, et sa oled vägi? Kui ma hakkan vaatama seda kohta, et ma olen vägi ja lähen südamesse selle lausega, kuidas ma ennast näen? Kas ma näen ennast, et ma olen vägi? Ma olen nagu tohutu vägi. Ma olen nagu tohutu vägi. Okei, kas ma usaldan seda väge, mis ma olen? Nagu pekki vahepeal läheb niimoodi lappesse, et sa tunnistan, läheb lappesse. Okei, kuidas ma saan tulla kohale, veel rohkem kohale sellega, mis on parasjagu? Okei, kuidas? Universum nagu kuidas? Julgusega olla iga päev suurepärasem kui eile. Lihtsalt julgeda olla rohkem kohal. Julgeda teha midagi, mis toob mind rohkem kohale. Julgeda rohkem lõdvestuda. Okei, kuidas ma lõdvestun? Kuidas ma saan lõdvestuda rohkem? Teha neid asju, mis mu südame rõõmsaks teevad, südame lõdvestavad. Okei, mis asjad need on, mis mu südame lõdvestavad? Teadvustan, okei, lihtsalt luban endal olla. Ei kritiseeri ennast ja aja takka, ei peksa üks ju ja karista, kui midagi ei lähe nii, nagu ma olen justkui soovinud. Lihtsalt olen endaga lahke. Aga kuidas ma saan endaga täna rohkem lahke olla? Hingan võib-olla esialgu. Ja kõik selline jutt, mis ma iseendaga saan teha, viib sind lähemale sellele kohalolule iga hetkel. Ja teadvustada ka seda, kui suur vägi ma olen. Eks ju? Mida sa arvad endast? Kas sa arvad endast, et sa oled nagu jõuetu? Või sa arvad endast, et sa oled erakordne, fantastiline, suursugune, imeline? Ma arvan seda endast. Vahepeal ma märkan, et ma tahan midagi muud arvata. Miks ma tahan vahepeal midagi muud arvata? Sellepärast, et ma olen harjunud midagi muud arvama. Või siis arvama seda, mida teised arvavad, et ma arvaksin. Ja siis, kui ma seda märkan, siis ma saan öelda jälle, väga huvitav vaatenurk.
väga huvitav vaatenurk, et mul on see vaatenurk, et ma arvan midagi sellist. Ei, see ei ole tõde. Mida ma arvan endast tegelikult? Ma arvan endast väga hästi, ma luban endale kõike. Kas ma olen endale keelanud? Jaa, okei. Mida ma nüüd saan endale lubada? Mis ma nüüd saan endale lubada? Mida ma nüüd saan vastu võtta? Mida ma tegelikult saan lubada enda ellu? Ja kas ma lasen seda? Ma lasen selle enda ellu. Ma olen salliv selles osas, mis maailmas on, aga ma olen salliv ka enda osas. Kui väga sallivad me iseenda osas ei ole olnud? Mina näiteks küll olen nagu kritiseerinud ennast ikka jõõgralt palju. Aitab sellest nüüd. Nüüd oleme siin. Ja kellena sa tunned ennast? Kellena sa ennast tunned? Kas sa tunned ennast loojana? Kas sa tunned ennast erakordselt naiseliku naisena? Kas sa tunned ennast tervendajana? Kas sa tunned ennast säravana? Kas sa tunned ennast või millisena sa ennast tunned? Märka seda. Ja kui sa tunned ennast kuidagi räbalalt, siis küsi, mis selles õiget on? Mis selles nii õiget on? Ja mis on nõutav, et kergusrõõm ja hiilgus su ellu saabuksid? Mis siis, kui kergusrõõm ja hiilgus on valiku kaugusel ja piisab, kui me kasutame sõnade jõudu, et kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Nii on. Kinkimine ja vastuvõtmine hakkavad aset leidma kogu sinu spektris, kogu sinu piiritusväes, loomises, teadlikkuses, kontrollis ja jõukuses, kes sa tegelikult oled siis, kui sa aeglustad. Kaidi, kui ma aeglustan. Kui sa aeglustad. Tere kõigile. Olen maagiline ja kinkimine ja vastuvõtmine. 5 peatükk raamatust Probleem pole rahas, vaid sinus, et tegelikkuses raha on sul täpselt nii palju, kui sa ise ennast vastu võtad. Seega, mis oleks, kui palju me täna saame ennast rohkem vastu võtta, ise ennast teadvustada, ise ennast luua. Ja see raamat on kõik sellest. Vastuvõtmise õppimine on parim, mida sa teha võid. Oleme töötanud paljude inimestega nende rahaprobleemide lahendamisel. Ja oleme töötanud inimestega, kellel on hinge taga $10,000, ma samuti. Inimestega, kellel oli 10 miljonit. Ma olen täpselt selliste inimestega väga palju töötanud. Huvitav on see, et neil kõigil on samasugune probleem. Ja see pole sugugi seotud raha endaga. Küsimus on selles, mida nad on nõus vastu võtma. See on nii huvitav, kas pole. Kas sul on 10 miljonit kontol või on sul 10 senti raha taskus. Aga kõigil on üks ja sama teema. Kui palju sa oled nõus vastu võtma. Vastuvõtmise õppimine on parim, mida sa teha võid. Mingis mõttes on see ingliskeelne sõna on receiving. See on nagu saamine, mida sa saad. Eestikeelne vaste ei ole täpne sellega tegelikkuses. Et vastuvõtmine ei ole täpne tõlge ja saamine ka ei ole täpne tõlge. Ehk siis põhimõtteliselt see on see energia, kui sa lased tulla, sa lased kõik kaitsed alla, mis sul on, kõik ettekujutused, kõik definitsioonid, kõik määratlused, kuidas mingi asi peab olema või tulema või minema. Sa lased lihtsalt tulla. Sa lihtsalt lased tulla. See on umbes see, kui sa võtad tammi eest ära ja sa lased tulla. Sa lihtsalt lased tulla. Teate seda tunnet vahel, kui sa oled tagasi hoidnud mingit nuttu või kurbust, siis sa lihtsalt lased tulla kõigel, mis tuleb. Või kui sa oled tagasi hoidnud mingit viha või mingit asja, sa lased lihtsalt selle kõigel välja. See on see tulla laskmine. Vastuvõtmise õppimine on parim, mida sa teha võid. Raha, seksi, suhete või ükskõik mille piirangud sinu elus sõltuvad sellest, mida sa pole nõus vastu võtma. Raha, seksi, suhete või ükskõik mille piirangud sinu elus sõltuvad sellest, mida sa pole nõus vastu võtma. Kui sul on rahaprobleemid, suhteprobleemid, kehaga probleemid, seksiga probleemid, ma ei tea,
mille iganes asjaga nii-öelda probleemid, siis need sõltuvad sellest, mida sa pole nõus vastu võtma. Sa pole siin nõus vastu võtma midagi. Seega, see, mida sa ei nõustu vastu võtma, loob piirangu sellele, mis sulle omaks võib saada. See, mida sa ei nõustu vastu võtma, selle võiks kirjutada siia. See, mida sa pole nõus vastu võtma või see, mida sa ei nõustu vastu võtma, loob piirangu. See, mida sa ei nõustu, ma ei ole nõus, ma keelan, ma ei luba, ma ei nõustu. See, mida sa ei nõustu vastu võtma, loob piirangu sellele, mis sulle omaks võib saada. See on väga sügav lause, kui sa siia sisse nüüd lähed. Kui sa keelad midagi, siis seesama keelamine loob sulle piirangu, mitte ainult selle sama asja osas, olgu see siis mis iganes olukord, vaid kõiges. Ja rahaga. Vaatame seda kohta. Arvustamine piirab sinu vastuvõtmisvõimet. Arvustamine on siis põhimõtteliselt kritiseerimine, hinnangute andmine, põhimõtteliselt hinnangud. Kui sa midagi arvustama hakkad, ehk siis õige, vale, hea, halb, ilus, kole, olgu sinu arvustus siis positiivne, negatiivne või midagi vahepealset, siis peatad sa oma võime vastu võtta midagi enamat sellest arvustusest. Niipea, kui sa mõistad hukka, teed õigeks, valeks, positiivseks, negatiivseks, heaks, halvaks, otse kohe peatad sa oma võime vastu võtta midagi enamat sellest arvustusest. Kui palju arvustusi teil on kõige kohta teie elus, suhete kohta, raha kohta, enda kohta, oma arengu kohta, oma tunnete kohta, oma kaootilisuse kohta, oma elu kulgemise kohta, oma kõige kohta, mis ei lase sul vastu võtta midagi enamat. Milline see oleks, kui me nüüd laseksime kõik kaitsed alla, nagu kohe palun. See ei lase meil vastu võtta. Ja see ei ole muidugi lihtne. See võib olla lihtne, see on minu huvitav vaatepunkt. See võib tunduda ülikeeruline, aga tegelikkuses sa lihtsalt lased kaitsta alla, et on nagu on. Mina teen seda lihtsalt kogu aeg, sest et lihtsalt lasen kaitsta alla, et on nagu on. Praegu on nii ja see on parim, mis on. See on nii. Ja lasen kaitseda alla ja küsin küsimuse, mis veel võimalik on. Ja veel igasugused sõnumid sõidab mulle sisse siin hetkel. Iga sinu tehtud arvustus takistab sul vastu võtmast midagi sellist, mis arvustusega ei klapi. Iga sinu hinnang takistab sul vastu võtmast midagi, mis hinnanguga ei klapi. Nii, et isegi positiivne arvustus, nagu see inimene on ideaalne. See on positiivne arvustus. Takistab sul nägemas seda, mis selle inimese puhul ideaalne ei ole. Sest meil on tarvis vastu võtta kõik. Ilus, kole, rõve, fantastiline, inetu, erakordne, suursugune. Kõik. Ja vastu võtta tähendab nagu, et on nagu on. Aga me ei taha, et oleks nii nagu on. Me tahame, et oleks teisiti. Ja siis see oleks tahtmine, et oleks teisiti. Alateadlikust vaatepunktist loob selle, et sul on vastik, sa tahad muuta, sa ei ole rahul, sa hakkad kritiseerima. Ja
kaitsed on üleval tänu sellele. Ja sa ei näegi, et midagi enamat on võimalik. See on see tsükkel. Kui sa otsustad, et oled abiellunud ideaalse naisega, siis kas oled võimeline nägema neid hetki, mil ta ei ole ideaalne? Kas sa suudad näha seda, kui ta sind petab? Ei. Sa ei suuda vastu võtta selle inimese täielikku reaalsust. Mina olen olnud nagu nii sinisilmne. Ma olen uskunud, et kõik inimesed on head. Aga mis kõigis on pime pool. Meil kõigis on mingid asjad, mis ei pruugi olla mugavad. Mis kõigis on ka nendes partnerites ja nendes armastuslugudes ja abieludes ja suhetes ja rahaga on alati mingisuguseid kohti, eriti inimestes või olukordades, mida me justkui ei taha näha. Me usume, et on kuskil mingi õige valge laev, mille ma pean justkui saavutama või saama, et siis on kõik korras ja kogu elu on nagu vinks-vonks. Seda asja pole olemas. Meil on vaja vastu võtta kõik ja teadvustada, et kõik on nagu on. Ilus, kole ja halb, kõik on ebamugav ja sellesse suhtuda huvitava vaatenurgaga, rahus. Nii on. Kui palju oled valmis vastu võtma? Kõik see, mida me vastu võtta ei suuda, põhineb meie arvustusel ehk hinnangutel, järeldustel. Kas sa pead elama arvustusest lähtuvalt? Kas sa pead seda? Ei pea. Tegelikult pead sa elama ilma arvustusteta ehk hinnanguteta, kui sa päriselt soovid olla vaba. Ja see on see vabadus, mida inimesed tegelikult otsivad. See on see vabadus, mida nad usuvad, et kui nad saavad asjad õigeks, siis nad selle saavad. Aga tegelikult meil on tarvis loobuda asjade õigeks ja perfektseks ja ideaalseks ajamises. Ja siis me oleme vabad. Kui sa suudad elada arvustusteta olekus, võid sa vastu võtta maailma kogu selle täiuses, elu kogu selles täiuses. Sa võid saada kõik, mida oled alati tahtnud. Kui sul pole arvustusi, siis pole ka midagi sellist, mida sa saada ei võiks. Ma töötasin koos mehega, kes pidas meesterõivaste puudi linnaosas, kus elas hulgaliselt homosid. Ta oli oma äriga hädas ja palus minult abi, et aitaksin tal probleemi põhjust leida. Me vaatasime koos kõik üle ja asi näis olevat tipp-topp. Nii et ma mõtlesin, mis küll takistab tal edukat äri ajamast. Ma ütlesin, olgu, räägi mulle oma klientidest. Ta lausus. Nad kõik on päris kenad, kui välja arvata need tüübid. Ma küsisin, need tüübid? Kes need tüübid? Ta ütles, tead küll, need kekutavad geigarid, kes siit läbi astuvad. Ma vihkan seda, kui nad tulevad ja mulle külge lööma hakkavad. Ma laususin, sinu pood asub homode linnaosas, on mul õigus? Ta ütles jah. Ma ütlesin, tead mis, sa oled teinud vea sellega, et ei võta vastu oma klientide energiat. Nad ei anna sulle mingit raha, kui sa pole nõus nende energiat vastu võtma. Ta ütles, mida sa sellega mõtled? Ma sõnasin, kui sa tahad neilt raha saada, pead sa olema nõus nende energiat vastu võtma. Sa pead õppima, kuidas nendega koos nalja visata ja flirtima. Ta ütles, ma ei suudaks iialgi seda teha. Ma ei taha meestega seksida. Ma laususin, ma ei öelnudki, et sa pead nendega seksima. Ma ütlesin, et sa nendega flirdiksid. Naistega flirdid sa ju küll, eks? Ta ütles, siis kui minu naist läheduses pole. Ma ütlesin, siis lihtsalt flirdiga meestega. See tähendab, see ei tähenda, et pead nendega kohe sugu ühtesse astuma. See tähendab lihtsalt, et oled valmis nende pakutavat energiat vastu võtma ja võid seejärel saada ka nende raha. Seega õppis ta, kuidas nautida oma klientide seltsi, nendega nalja visata ja flirtida. Kui ta sai selgeks, kuidas nendega läbi saada, hakkas ta ka palju raha teenima.
ta oli loonud arvustuse ehk hinnangu oma klientide energia vastuvõtmise kohta, mis lõi ka piirangu sellele, mida ta rahaliselt vastu võtta sai. Sama kehtib ka sinu puhul. See, mida sa pole nõus energeetiliselt vastu võtma, muutub piiranguks sellele, millest sa raha tekitada suudad. See, mida sa pole energeetiliselt valmis vastu võtma, muutub piiranguks sellele, millest sa raha tekitada suudad. See lause, lihtsalt briljantne, tahaksin peatuda korra. See, mida sa ei salli, teiste sõnadega, küsi endalt, et mida ma ei salli silma otsaski. Ma ei salli kategooriliselt. Mida sa ei salli? Mida ma ei salli silma otsaski. Vaadake seda sõna silma otsas eesti keeles nagu päris hea. Mida sa ei salli? Teadvusta, mida ma ei salli. Mida ma ei salli. Kirjuta kõik need omale üles, mis asju sa ei salli, mida sa ei seedi, sa ei taha, sulle ei meeldi, see on vastik. Mida sa ei salli. Ja nüüd laseme lihtsalt kõik kaitsed alla. Loobume, katkestame, hävitame kõik vaatenurgad selle kohta, kõik lood, kõik jutustused, kõik kinnistunud vaatenurgad ja hinnangud, kõik hinnangud selle kohta, mis ei lase mul sallida. See tähendab, et lasen kaitsed alla. Lasen kaitsed alla. Kõik on lihtsalt üks huvitav vaatenurk, mis sulle ei sobi, mida sa ei taha, mida sa keelad. See on see lause. Teada ju ole, võta vastu see, mida ma ei tohi, ma ei või, mul on keelatud, mida ma keelan. Kuid pean tajuma, teadma, olema ja vastu võtma selleks, et võimaldada täielik selguse kergus rahaga, suhetega, kehaga, tervenemisega, loomisega. See on nüüd seesama koht, mida ma ei salli kohe silma otsaski. Sest see on see koht, mida sa keelad. Ja kui sa seda keelad, siis sa ei saa vastu võtta. Aga kui sa soovid suurenevat rahavoogu, erakordsemaid suhteid, tervenemist kehaga, mida iganes, et sa hakkaks kuulama, siis loe veel seda protsessi, mis ma tegin, eks ju, siin 3 korda me tegime neid salvestusi, taju tea olevat vastu see, mida ma ei tohi, mida ma keelan, end pean tajuma teadma. Oleme vastu võtma selleks, et võimaldada täielik selgus, kergus, flow, rahaga, suhetega, kehaga, loomisega, kõigega. See ülihea ja ebaõiglus, valehoolimatus, sest sul on seal hinnangud. Sul on seal hinnangud. Sa pead teadvustama, et maailmas eksisteerib ebaõiglus, eksisteerib vale, eksisteerib hoolimatus. Sa pead seda lubama, mis tähendab seda, et sa ei pea seda, kuidas öelda, enda ellu laskma ja olema uksematt, vaid sa lihtsalt loobud, katkestad, hävitad kõik vaatenurgad selles osas, mis hinnangud sul on ebaõigluse, valetamise ja hoolimatuse kohta. Sest nii kaua, kuni sul on mingi sallimatus, siis sallimatus saab eksisteerida ainult hinnangute olemasolul. Ja kui need hinnangud on sul olemas ja sallimatus eksisteerib, siis sa ei saa raha vastu võtta,
sa ei saa olla suurepärasem kui eile. Sa ei saa luua, vaid see pidur on alati peal. See käsipidur on alati peal. See oli lehekülg 69. Vaadake, mis... äratas üles meid. See on see koht 69 ka. 69. See on otseselt seotud kinkimise ja vastuvõtmise energiaga. See on väga suur teadvustamine. Te võite kohe koduse tööna teha seda, et pange kirja, mida ma ei salli silmaasuski. Ja siis tehke seda protsessi uuesti. Mis oli leheküljel 32. Taju tea, ole võtta vastu see, millest ma keeldun, mida ma ei julge ega tohi, ent pean tajuma, teadma, olema ja vastu võtma selleks, et võimaldada täielik selgus ja kergus seoses rahaga. Ja nüüd jõuamegi siia kohta, mida pole kategooriliselt nõus vastu võtma. Ma lihtsalt nagu jumaldan neid kohti, kus me saame paljastada iseenda loodud valed ja hinnangud. Hinnangute alkeemia, hinnangute, et teadvustada neid hinnanguid, mida me kanname. Teadvustada hinnanguid. Ja selleks, et saaks hakata vabalt voolama, selleks on vaja sallivust. Sallivus. Me esitame sulle ühe küsimuse ja palume, et sa paneksid kirja esimese asja, mis sulle pähe kargab või ütleksid selle paljult välja. Ma tegelikult juba siin seda küsisin, aga see läheb nüüd raamatus, läheb see tekst edasi. Ütleksid selle paljult välja, eriti siis, kui see sulle mitte kuidagi loogilisena ei tundu. Selle küsimuse eesmärgiks on avaldada sulle see, mida sa ei ole nõus vastu võtma. See on parim harjutus, mis sa teha saad. Kõik see, mida me ei nõustu vastu võtma, loob piirangu sellele, mida me oma elus võime luua. See on seesama lause. Kõik see, mida me ei nõustu vastu võtma, loob piirangu sellele, mida me oma elus võime luua. See piirab seda, mida me saada võime. Ehk siis hakkab piirama seda, mida me saada võime. Mina näiteks avastasin eile seda, kuidas ma keelasin iseendale soovida, julgelt soovida olla hoitud, nagu füüsiliselt, hingeliselt, et julgeda soovida üldse sellist soovi. Ma nagu kartsin soovida ja see oli niisugune nagu ma keelasin soovida, mitte kartnud, ma keelasin, sest et ja seal taga oli lugu, et minusugune justkui peaks olema nagu juba nii nagu tasemel, et mul justkui seda polegi tarvis enam. What the heck? Mis hinnangud need on? Nagu... Ja siis ma julgesin tõesti haavatavalt ütelda endale, et ma lõpetan selle keelamise. Ma võin täiesti vabalt ütelda endale või siis kõva häälega siin, et ma soovin nüüd olla hoitud. Ma soovin täielikult hoitust, lahkust, puudutust, kallistust. Ma soovin seda. Sest et seda oli justkui nagu häbi küsida või häbi nagu väljendada või sest et noh, mis nüüd mina vaata. Et kui palju te olete seda keelanud iseendale ütelda. Pistate iseendale ja see ei tulene nagu nüüd kõrvaltvaatajatele võib tunduda, et kui ma seda hästi teadlikust kohast ütlen iseendale, siis ma ei oota seda teistelt, vaid mul tekib teadlikkus ja see tuleb sellest kohast, mitte puudusest, vaid et ma võin ju lubada endale seda, on ju. Ja see on okei väljendada, mida iganes keegi sellest arvab, sest minu reaktsioon oli see, et kuidas keegi selle kohta nüüd arvab, et ma olen mingi nõrk, aga minu ego ütleb, et ei, sa oled tugev, on ju. Et mida äkki, et julgus väljendada ennast haavatavalt vaatamata sellele, mida keegi sellest arvab, mida sa ütled.
sest minu ütlemiste kohta on nii palju inimesed igast arvamuse avaldanud ja ma olen selles osas nagu natuke mingis mõttes olnud varasemalt allergiline. Seega siis, mida sa ei nõustu vastu võtma, loob piirangu sellele, mida me oma elus võime luua. See piirab seda, mida me saada võime. Küsimus on järgmine. Mida sellist pole sa kategooriliselt nõus vastu võtma? Mida sellist pole sa kategooriliselt nõus vastu võtma, mis vastasel juhul avalduks sinu elus täieliku küllusena? Oi, ma armastan seda lauset. Mida sa kategooriliselt pole nõus vastu võtma? Minul tuleb reetmist. Ma pole nõus vastu võtma reetmist. Hinnanguid. Kriitikat. Vägivalda. Mida veel? Hukkamõistu. Ärakasutamist. Kirjutage, mis teie ärakasutamist. Siit tuleb veel. Me esitasime selle küsimuse rühmale inimestele ja siin on mõned vastused, mis nad välja pakkusid. Kas mõni neist kehtib ka sinu kohta? Teie vastumeelsus, armastus, intiimsus, hinnangud, seks, tervis, ma ise. Mida sellist pole sa kategooriliselt nõus vastu võtma, mis vastasel juhul avalduks sinu elus täieliku küllusena? Milline on sinu nimekiri? Kas su vastused sarnanevad järgnevatega? Mida sa pole kategooriliselt nõus vastu võtma, mis vastasel juhul avalduks sinu elus täieliku küllusena? Lähen siia selle küsimuse sisse veel kord. Mida sellist pole sa kategooriliselt nõus vastu võtma? Ehk siis sallima. Mis vastasel juhul, kui sa nüüd seda salliksid, avalduks sinu elus täieliku küllusena. Kas see on vastutustunne, edu, teistest erinemine ja veidrus, minu ülevus ehk siis uhkus, iskimine nimel ma pean rassima, hea enesetunne elus lõbutsemise üle, kas midagi sellist? Ja kas sinu vastuste hulka kuuluvad ka mõned järgnevatest asjadest? Vaevata raha teenimine. Kas sa lased vaevata raha endal teenida? Kas sa lased eksida? Eksimine, kõrvakiilu saamine, et sa saad kõrvakiilu. Kas sa lased? Kas sa oled selles sallimuses? Lased? Ülekoormatus, loomevõime. Kas sa sallid kas sa lased oma loomevõimel avalduda? Kas sa rõõmsameelsus? Kui palju sa keelad oma rõõmsameelsust? Nagu olla lihtsalt nagu põhjuseta õnnelik ja rõõmus. Mida sa pole valmis vastu võtma, ehk siis nagu nägema, on ju hoolivus, milline erakordne hoolivus sa oled? Või abi? Kas sa oled valmis vastu võtma abi? Riskide võtmine? Kas sa kategooriliselt ei ole nõus vastu võtma riske? Päris huvitav, kas pole? Need asjad, mida sa pole nõus vastu võtma, piiravad seda, mida sa elult saada võid. Need asjad, mida sa pole nõus vastu võtma, piiravad seda, mida sa elult saada võid. Kuna sa pole nõus neid asju vastu võtma, ma ei ole nõus. Ma keelan, ma kategooriliselt eitan, nagu panen kaitse ette. Ei,
kuna sa pole nõus neid asju vastu võtma, ei saa sulle osaks ka küllust. Ja pange tähele, kuidas ma olen märganud, kuidas meie meel või meie siis nagu vaatenurk loob. Sest ma usun, et see tähendab seda, et sa pead seda tolereerima. Vastuvõtmine ei tähenda toleratsiooni või tolereerimist. Vastuvõtmine tähendab seda, et kui keegi, et kui sa oled ülekoormatud, näiteks, või sa, mis te kirjutasid, läbi kukud, sa kukud läbi, et sa ei anna sellele hinnangut, kui sind reedetakse või sa reedad iseennast, siis sa ei anna sellele hinnangut, vaid näed selle kingitust. Kui sa tunned mingit tunnet, mis on nagu vastik tunne, siis sa ei anna sellele tundele hinnangut. See on see vastuvõtmine. Kui sa koged vastutustundetust, siis sa ei anna sellele hinnangut, vaid sa lihtsalt teadvustad, see inimene oli vastutustundetu ja teed oma valikud järgnevalt. Või sa märkad, et sa ise olid vastutustundetu. Ahah, väga huvitav, ma valisin selle, väga huvitav looming. Siuke vägive, lõin siukse vastutustundetu olukorra või? Väga huvitav, et ma seda valisin. Ja koheselt saad teadlikkuse ja saad teistsugused valikuid teha ja et seda kõike heastada. See on nüüd see, millest ma räägin. Et kui sa tolereerid ebaviisakat käitumist iseendaga või ülesõitmist või tolereerimine ei tähenda nõustumist. Tolereerimine ei tähenda, et sa nõustud sellega, vaid tolereerimine tähendab seda, ahah, see inimene on sitapea. Selge, okei, võtan arvesse. Natuke aega tunnen seda kehva tunnet ja siis valin midagi muud. Lihtsalt ma tegin nüüd siin valiku. Mõistate? Nii kaua, kuni me vihkame seda olukorda, nii kaua, kuni meid ei ole kategooriliselt nõus vastu võtma, siis see piirab kõiksuguseid rahavoogusid sinu elus. Veel kord siis märka kõiki neid kohti ja hakka kõige kohta ütlema huvitav vaatenurk. Ahaa, see inimene teeb seda, ahaa, ma olin siin selline, ahaa, praegust ma püüdsin vältida, ma ei tea, et ma ei salli, ma ei tea, reetmist, on ju. Et ma ei ole kategooriliselt nõus vastu võtma ega kogema seda või toda. Huvitav, väga huvitav vaatenurk, millega sa paned kohe piirangud kaitset. Kõigil inimestel on enam-vähem samad probleemid. Sinu tahtmatus vastu võtta kõike, mis sinu elluga ei ilmuks, piirab seda raha hulka, mille sa saada võiksid. Sinu tahtmatus vastu võtta kõike, mis sinu elluga ei ilmuks, piirab seda raha hulka, mille sa saada võiksid. No mul on näiteks nagu praegu see, et mu üks väga kallis sõber sõitis tõenäoliselt pooleks aastaks teisele poole maailma ja mulle üldse see ei meeldi. Nagu, no see on nagu, on ju, ehk siis ma nagu see ebamugavus ongi justkui see alateadlik vastuvõitlemine, vaata, on ju, olnud. Selle asemel, et huvitav vaatenurk, lasen lahti, luban, lasen sellel olla. Ja see piirab igakülgselt kõike, mida sa saada võiksid. Ma lihtsalt lasen sellel olla, on nagu on, jah, sõitis, okei, mis nüüd võimalik on, mida see nüüd võib luua ja selles hetkes, kui ma seda nüüd ütlen, mida see nüüd luua võib, millist rikkust, küllust, avanemist, armastust, erakordsust see nüüd luua võib. Ma lasen sellel juhtuda, see on nii, hea. Lasen lahti pingetest, lasen lahti ootustest, lasen lahti igasugustest kinnihoidmistest, lasen lahti lihtsalt. Ja laiendan. Et on nagu on. Mis nüüd võimalik on? Mis nüüd siit sündida saab? Millist energiat
oled otsustanud mitte vastu võtta, milline arvustus või hinnang takistab sul piiranguteta asju vastu võtta, milline hinnang või arvustus sinu sees, sinu peas takistab sul piiranguteta asju vastu võtta. Neid küsimusi lugedes võib sulle miski pähe karata. See on vastus, mis pärineb arvaäragust, minu pöörasest mõistusest, sest just see loobki kõik sinu piirangud. Ehk siis kõik, mis te siia kirjutasite, mida sa ei salli või ei ole kategooriliselt valmis vastu võtma. Need vastused ja need piiravadki kogu su raha hulka, kõiki su rahavoogusid, see on energeetiline. Sest kui sa kusagil piirad, siis sa piirad kõikjal. Nii. Sinu loogiline mõistus võtab need pöörased piirangud ja õigustab neid. Meie loogiline mõistus, vaadake nüüd kõrvalt. See on hea lõik. Sinu loogiline mõistus võtab need pöörased piirangud ja õigustab neid. See varustab sind otsuste ja hinnangutega, mis laseb piirangutel kuskile kaduda. Toon näite enda pealt, kui ma ütlen siin, et esimesena tuli mul reetmine ja hinnangud. Et kui mina nende vastu võitlen või neid ei tolereeri salaja enda sees. Ma ei taha, et mind arvustatakse, ma ei taha, et mind reedetakse, ma ei tolereeri seda. Siis minu loogiline mõistus on ju sealt taga. Miks? On ju? Sest ma olen saanud reeta. Ma saan kogu aeg hinnanguid. On ju? Ja iga kord, kui ma seda enda teadmata mõtlen, ta varustab mind otsuste ja hinnangutega, millele ma nüüd energiat annan, juurde annan, mis ei lase sellel hinnangul kaduma hakata. Seega, parim asi kõige juures on see, sinu pöörase mõistuse välja pakutud vastus, mis sulle pähe kargab, pole mitte ainult sinu piirangu kinnitus, vaid ka vastus, mis aitab sul vabaks saada. Sinu loogiline mõistus pakub ainult õigustuse sellele pöörasele vaatenurgale, mille sa oled juba omaks võtnud. Sinu loogiline mõistus pakub ainult õigustuse sellele pöörasele vaatenurgale, mille sa oled juba omaks võtnud. Millist energiat pole sa seega nõus vastu võtma? Ja kui ma siin vaatan siin seda, mis ma kirjutasin, mis sa kirjutasite. Ikka vastuvõtmine sama tähendusega. Absoluutselt. Absoluutselt. Vastuvõtmine on sallivus. Sa lihtsalt, et on nagu on. Sa oled nagu kivi keset oja. Just. Ma siis kirjutasin, mida ma pole olnud kategooriliselt valmis vastu võtma. Reetmist, hinnanguid, kriitikat, vägivalda, hukkamõistu, ära kasutamist. Sest ma olen kõike seda nii reetsilt kogenud. Ja nüüd minu siis süsteem on hoidnud kaitses, sellises kaitses ennast ja alateadlikult loonud iga kord selle kohta mingi loo, miks ma seda ei tolereeri, miks ma sellega ei nõustu. Aga asja point on lihtsalt see, et sa ei pea heaks kiitma, mõistate? Vaid sa lihtsalt teadvustad, et see on olemas. Ja inimesed reedavadki, inimesed annavadki hinnanguid, inimesed kritiseerivadki, inimesed teevadki vägivalda, inimesed mõistavadki hukka, inimesed kasutavadki ära. Küsimus on see, kas mina seda iseendaga teen, sest nii kaua, kuni ma tõrgun selle vastu, pean ma seda kinnitama ka iseendale, mis hoiab mind pidevalt nägemas, et mul on valik. Ahah, nemad seal reedavad, nemad on need tüübid, kes reedavad, nemad on need, kes annavad hinnanguid, need on need kriitika vennad, on ju, see on see vägivald, kus tehakse, on ju maailmas. Nemad mõistavad hukka, nemad kasutavad ära, ahah, väga huvitav, davai, okei, kuidas ma iseendaga siis, kuidas mina iseendasse suhtun?
Kas ma reedan ennast? Ei. Kas ma annan omale hinnanguid nüüd? Ei. Ma loobun sellest ja isegi kui ma annan hinnanguid, siis ma ei mõista seda hukka. Isegi kui ma reedan ennast, ma ei mõista seda hukka. Isegi kui ma teen vägivalda iseendaga vahetevahel, ma ei mõista seda hukka, aga ma lõpetan selle nüüd. Ma otsustan seda teha. Kas hukka mõista on minu jaoks tõde? Ei ole. Isegi kui ma alateadlikult seda vahel teen, siis ma märkan seda ja ma loobun sellest. Ma ei tee seda rohkem, ma otsustan seda. Ja kas ma kasutan ära? Kas ärakasutamine on okei? Jaa, kui ma teen seda lahkusega, kui ma teen seda nagu nähtavalt ilma hinnanguta. Sest et kõik siin elus on ärakasutamiseks. Kogu maailm ja elu on ärakasutamiseks. Me oleme andnud sellele tähenduse, et see on halb. Kõik on kasutamiseks. Nähtavalt, austavalt. Sest halvaks muutub see siis, kui sa teed seda saada tahtmise pärast, tulemuse pärast. Ehk siis vaadake seda kohta. See on harjutamise koht nüüd. Kõiki neid kohti vastu võtta täiega. Ehk siis saate seda tajutea olevate vastu, mida sa ei tohi, mida sa ei või, mida sa keelad, mida sa ei julge. Ent pead tajuma, teadma, olema ja vastu võtma selleks, et võimaldada täielik selgus ja kergus rahaga. Et mida ma ei tohi, mida ma keelan, mida ma väldin, eks ju, need on kõik need asjad siin praegu, need samad reetmine, hinnangud, kriitika, vägivald, hukkamõiste, ärakasutamine, sest et mõistus tahab hakata kohe vastupidist rääkima. Siis sa lased ju sellel juhtuda, ja kui sa lased sellel juhtuda, siis on see ju halb ja sa saad jälle kogeda. See on mõistuse paanika SOS. Lihtsalt jälgi ennast ja lase kaitsed alla. Lase lihtsalt kõik kaitsed alla. Sest kõik on kingitus ja kõik tuleb siia ja kõik on sulle. Kõik on sinu jaoks ja kui sa midagi keelad, siis sa keelad elada. Sa kogu aeg võitled. Hinnangud ja kriitika ja keelamised nõuavad hinnanguid ja kui sa annad hinnanguid, siis sa peatad energia. Ja kui sa keelad ja ei lase asjadel juhtuda, aset leida nii, nagu nad juhtuvad ja aset leiavad. Ja sealjuures olla kohal ja teha valikut, mis sina tegema pead. Ilma laenguta, ilma reageerimata, ilma vastandumata, ilma nõustumata. Siis sa lood oma elu. Siis kõik see, mis välises maailmas toimub, ei ole enam, sa ei ole sellega enam vastandumises ega nõustumises ja see ei puuduta su elu enam. See voolab lihtsalt sust mööda. Ja sa tunned ära selle, mis on su jaoks ja sa saad valida. See on lihtsalt nii hea. Ma tunnen, kuidas energiat vabanevad. Ja siin on üks jupp teksti veel. Ma ei ripsuta tiiba abielu naistega. Aastaid tagasi, kui olin veel 30. eluaastates, tegelesin hobuse kasvatusega. Mul oli toona plaanis uueks kuuks Euroopasse minna ja ma kohtasin üht naist, kes elas Santa Barbara uhkes ja stiilses piirkonnas Montecitos. Talle kuulus paar hobust, kelle ta tahtis mulle treenida anda. Seega läksin ma tema juurde ratsutama. Ta pidas mind väga nägusaks, viskas mulle silma ja lõi mulle ilmselgelt külge. Minu koheseks reaktsiooniks oli hinnang. Ma ei ripsuta tiiba abielu naistega. Tema abikaasa oli jurist ja ma arvasin, et millegi sellisega pahuks sisse sattumine on küll viimane asi, mida ma elult tahtsin. Ma võisin nõnda tõelisse kitsikusse sattuda. Nii. Seega läksin ma 6 kuuks Euroopasse. Kui ma tagasi tulin, hakkas ta mulle helistama ja oma eelneva hinnangu põhjal ma lihtsalt püüdsin naist eemale peletada ega tahtnud temaga mingit tegemist teha. 2 kuud hiljem avastasin ma, et ta oli abiellunud mehega, kes meenutas välimuselt mind nii väga, et teda võinuks mu vennaks pidada. Ma olin eeldanud, et naine oli endiselt abielus, aga tegelikult oli ta oma endisest abikaasast lahutanud, kui mina Euroopas olin. Keegi polnud mulle seda öelnud. 6 kuud pärast uuesti abiellumist suri naine
äkilise ajuverejooksu tagajärjel ja jättis oma uuele abikaasale $67 miljonit. Ups! Kas arvate, et minu hinnangutel on mul elule, kas arvate, et minu hinnangutel on mu elule mingi mõju olnud? Kujutate ette, eks ju? Millistel sinu hinnangutel on su arvates su elule samaväärselt kahjulik mõju? See oli hea lugu praegu siin. On ju? Elu läheb ikka edasi. Elul on omad teed. Ja asi ei ole ka selles, mida sa siin nüüd, et me hakkame nüüd seda kontrollima, vaid asi on selles, mida sa pole valmis vastu võtma. Mida sa keelad endale, mis on need hinnangud, mis on need asjad, on ju? Mis on need asjad, mida te ära tõukate, mida te keelate, mida te väldite iseendaga, eluga, mis su hoovile tuleb? Mida sa väldid nii meeletult? Millist eemale tõukamist sa väldid? Millist kaugenemist ja eemale tõukamist sa väldid? See sõna on hea. Eemale tõukamine. Eemale tõukamine. Millist eemale tõukamist sa väldid? Kui palju teist kõikidel on mingi selline hirm, et siit tõugatakse eemale? Hüljatakse. Eemale tõukamine. See on nagu, on ju? Millist eemale tõukamist sa kategooriliselt ei salli, kategooriliselt ei ole valmis vastu võtma, kategooriliselt pole nõus, mis hoiab sind alati eemal miljonitest eurodest. Mille eemale tõukamist sa väldid? Pange tähele seda sõna. Kui sa ei väldiks ja oleks nõus vastu võtma eemale tõukamise, et sind tõugataksegi eemale. Või et maailmas on eemale tõukamist päris palju ja eemale tõukamine eksisteerib. See on olemas, aga see ei kehti sinu kohta. Sa ei tõuka ennast eemale, sa ei tõuka teisi eemale, aga see on olemas. Las ta siis olla. Mina seda lihtsalt ei vali. Vaat see on nüüd see koht, kus sa enam kategooriliselt ei väldi seda, vaid sa lubad, sest sa tead, et sa saad ise teha teistsuguse valiku. Millist eemale tõukamist ma väldin? Küsi endalt. See on hea küsimus. Selle koha peal me jätame nüüd tänase lugemise pooleli. Lehekülg 72 ja homme hakkame lugema edasi peatükist kontrolli alt väljas või kontrolli puudumine. Kontrolli alt väljas või kontrolli puudumine. Mis asjad need kaks asja on? Sest siia tuleb sisse väga suur teadlikkus meile kõigile. Ja siis tänase päeva küsimus läbitöötamine kõikidele iseendaga on see, et mida ma kategooriliselt ei ole valmis vastu võtma. Eks ju? Mida ma kategooriliselt ei ole valmis vastu võtma. Pane kirja ja tunnista. Ahah, kõik, mis ei lase vastu võtta neid asju, ma nüüd lasen lahti. Mis asjad ei lase vastu võtta? Tihti see, et ma ei taha tunda seda tunnet, mis sellega kaasneb. Ma keelan endale igasugu asju, mis sellega kaasneb, on ju. Lihtsalt lase lahti. Et seda sügavuti siin nüüd vaatama hakata, selle alkeemiat vaatama hakata on päris huvitav. Igal juhul mina ootan oma koju täna siis Kristit. Kristi alustas üks-ühele coachinguga, mis on siis väga sügav iseendasse mineku avastamine ja iseenda kerguse ja vastuvõtmise suurendamine. Ma nimetan seda steroididel. Et milline rikas, vägev, erakordne, kui siin ostab niisuguses lõdvastuses siin, erakordne naine sina oled ja mida nüüd sa oled valmis vastu võtma, mida nüüd me vastu võtame,
kui me loobume kõikidest keeldudest ja teadvustame, mida ma pole kategooriliselt valmis vastu võtma ja laseme sellest lahti. Milline vastuvõtmine saab ilmuda. Ime ilusat päeva sulle ja kohtume homme. Tšau!